Meie Tartu tripp on lõpuks läbi. Just ei taha, aitäh pakkumast. Nüüd lähme toome oma sõrmused ära. Ja siis ruttu koju, kanad ootavad, kassid ootavad, koer ootab. Super kaunis, parim elu maailmas ootab meid. Terrassi ehitus ootab sind. No nii. Vau. Mis on kui ilus? Minu oma on ilusam muidugi, aga peabki olema. Proovime sõrmaga. Nii hästi sellega kokku. Väga hästi, nagu olekski üks. Sa ütlesid, et see teine on laiem või? Ma ei saa isegi aru. Ma arvan, et kõik suhtes oma laiuses. Nii, kuidas me Me lihtsalt hoiame. Käed on siuksed labidad nii. Ei saa midagi teha, et sa käed siuksed labidad on. Väga vägevad. Midagi teha. Ei taha treppi teha. Üldiselt nendega ei juhtu mitte midagi, kõik võib nendega teha selliselt. Noh, jah, autoga ei soovita sõita. Garantii. Midagi juhtub, siis julgelt tagasi. Ja teile eluaegne seda hoolduskaduseta, nii et. Aitäh. Soovitan niisugune aastas korra käia umbes. Nii tihti ikka Tartu sattume. Et sinna ikka tekib mingit mustust, midagi siukest ikka tekib alla, nii et kreemitate käsi, ükskõik mida teete, nii et siis ikka sinna kivid alla läheb. Ja ma juba ise mõtlesin, et ma ei hakka ükskord kreemitasin käsi, siis mõtlesin, kurat, et ma ei tea, kas ma saan selle siit vähelt kätte, võib-olla on siin kuskil juba mingi jama. Ma võin ta korraks siit tõusutagedast lõpuks moments aega. Vähemalt niimoodi ma saan kiiresti teha. Mind huvitaks, palju on inimesi, kes on siit sõrmuse ostnud ja on siiamaani abielus. Kas siit tuleb see garantii vaata? Mul on siuke poliitika, et ma ei tee, ma uuesti saada inimestele ei tee. Ei tee, jah? Ei, tegelikult ma ei tea, mul siukest statistikat ei ole. Ei, ma pean ütlema kõik on abielus. Kõik on abielus. Kõik asja. Nii on kodus tagasi olnud. No tere, sõber. Tal ei ole ikka veel nime. Katsu, kui pikad kõrvad tal on. Jaa. Tuppa. Ma ütlen teile tuppa. Ei, see ei ole tuba. See läheb valele poole. See läheb valele poole. Tuppa. Ma olen täna mingi 6 korda seda teinud, see ei ole enam nii dramaatiline. On ka või? Jaa, nad tulevad kogu aeg välja. Me peame kiiresti siin midagi tegema. Sa tahtsid öelda, et ma pean? Jah. Alguses mõtlesime, et paneme enne lae ära, aga ei. Vaatame, kuidas see katus siin töötab. Issa me nüüd hakkame mõtlema, et see mööbel ei sobigi meile terrassile. Sobis õunapuu alla ideaalselt, aga... Sõpradega siin nagu istud ma ei tea, see ei ole see. Oota, proovime lõpuni. Nii, ma sain osad kanad välja. Millal tahab palli visata? No, aga palli ei anna. Ühesõnaga, minu plaan on siis see, et... Ma lihtsalt ütlen ära, see on minu lemmikukk. Minu väike kukekene. Kes on minu väike kukekene? Tule siia. Tule. Okay. Sorry, mul ei ole midagi, niisama. Mu plaan on see, vaadake, kui sitane meie hoov on, et ma võtan suure prügikotti ja korjan selle sita kokku ja siis jätkan nende laudade valgeks värvimisega, sest need peavad sinna lakke minema. Aga enne ma vahetan püksid ära, siis vaatan edasi. Me täna otsustasime, et aitab tibudele sellest. Aitab neile sellest. Ja nüüd nad hakkavad suurte kanadega koos elama. Loodame, et läheb hästi. Ainuke mure on praegu see, et see aed tuleb ruttu korda saada, sest näete, kes seal taustal hopib. See on meie väike bunnirabit. Kohe, kui ma tulen, siis ta poeb siia sisse tagasi. Nüüd ta ei saanud. Vaata, vabandage, ma teen ukse lahti. Ma teen ukse lahti, sa saad minna. Näe, ma tegin ukse lahti. Ops, tubli oled. Palun ära tule välja. Ära tule. Teile ma pean tuppa minema. Kas sa lubad, et sa ei söö mu tibusid ära? Tule, lähme tuppa, ma annan su konservi. Kuna ma saan õues värvida ainult 4 lauda korraga, mul on sellised pakud, mille peal ma värvin,
ja ma pean ootama, kui eelmised ära kuivad, et ma saaks järgmisi värvida. Siis mõtlesin, et kirjan hele, ma tulen tuppa ja näitan, kuidas teha kõige paremat oasalatit maailmas. Ma tean, et oasalat kõlab võib-olla rõvedalt, aga usku mind, see ei ole. Ma ei tea, miks ma lambist otsustasin, ma hoopis teen Reelsi ise üksi. Ma ei tea, mis tast välja tuli. Siis ma lihtsalt ütlen teile, et oasalatis on tegelikult kõik, mis sul kodus või külmkapis on. That's it. That's all, folks. Pervert on platsis. Ma tahan oma lille ümber istutada. Ma mõtlen, kas mul on mulda juurde vaja. I have no idea what I'm doing. Ma ei taha seda katki ka teha. Kuidas ma ta hellalt kätte saan. Tule välja. Vaide. Ma sain ta hellalt välja, aga next. Kus sina tuled? Nii. Teie tulete siia. Teie siia. Nii, vaat. Lahti viskama. Sina kukkusid ära, aga tead, pole lugu. Kuule, nii on väga ilus ju. Vaadake. Amazing. Lähme riputame selle paika ka. No Marta, mis sa tegema hakkad? Paki pealt näed. Muffineid hakkad tegema või? Ise pidid tegema, nüüd panid emme orjaks hoopis. Ta ei oska ju. Ja suuremad tüdrukud vedasid ka alt. Pulbri teeme lahti. Kuidas? Kuidas ma teen lahti? Ütle mulle põlvad ette. Võta käärid, mõtle oma peaga, Marta. Proovi. Ära nii tee, see lendab igale poole. Marta, ma ütlen sulle veel kord, see lendab igale poole, kui sa nii teed. Tee kääridega. Kõik ära. Mida ma otsin üldse? Näed, ja meil oligi. Mida? Jah, kõik on ära. Voo. Ja nüüd vett peale ja õli ja... Vaata, siin on peal kirjas. 200 milli külmaid. Mine käi pissile ära, palun. Ei ole. Sul on pissi häda. Niisama. Ära aja jama, varsti on jälle püksid. Nii palju vedelikku, miks? Võib laiali segama lihtsalt siis. Sa ise ei taha segada? Mul meeldis, et Marta ütles, et Marta, kas emme, kas muffineid saaks teha? Ja siis mina pean tegema. Ta küsiski, emme, kas sa muffineid saaksid teha? Marta, asja point on ju see, et sa ise teed, mitte sa ei vaata, kuidas teised teevad. Ma ei oska segada. Sa ei oska segada, sa ei oska käega nii teha. Minust sa emmet oskad väga hästi segada näiteks. Seda küll, jah. Nii, ma kasutan nüüd siuke. Pannkookidel olete niimoodi, ja siis on hea valada neid. Oo. Ma panen ise. Stop. Ääreni täis ära pane, on ju. Ainult pool, isegi poolt ei pane neid. Jah. Hästi, et sisse vajud. Nii muidu. Vot, idekas. Pole hullu, natuke läheb mööda siis. Läheme tagasi ka raudtees, sest meil on mega palju asju veel vaja, nii et sa jätsid üldse meelde, mis meil vaja on. Mul on lilli ka vaja, ma pean oma peenre pikemaks tegema. Lilli osta mul lemmik. Teeme jälle seda, et võtame eraldi kärud. Mina võtan kõike, mida mina tahan ja sina tee, mis tahad. See on täpselt see, mida ma tahan sinna päikse-paistelisele alale vaata. Jah. Vaata, 199 euro. See soodukaga praegu, jah? Mul lihtsalt lasi mu käru lõikku. Vana lihtsalt varastas käru ära. Pole hullu, vana inimene, ma lähen võtan uue. Paberi ostsid ka sina või?
tädi naeris, et tšeki pikkus on siuke. Aga SmartNetiga ikkagi, kui sa oled nagu kaarauto klient, siis me saime soodustust praegu 460 €. No nii. See on nagu tasuta saadud. Sa oled alati nii õnnelik, kui sa poest tuled. Ma poodi minnes kõnelik. Jah. Malju leidis endale järgmise töö. Kuna lapsed on mängumaja kõik ära sodinud, siis ta mõtles, et ta värvib see ruttu roosaks. Suvi on alanud, muud pole teha. Oi, see tundub, et läheb nii kiiresti ka tal, ma vaatan. Ma on ühe laua ära värvinud. No ja üllatavalt kiiresti kattis ära. Meil on ämbikuid nii palju siin maja peal. Ütleme nii, et ma kuidagi arvasin, et seda on kiirem värvida. Märten tõstis mulle värvi siia. Ma polegi muuseas siin üleval käinud. Väike toake, lapsed on see täis kleepinud, mingi kleepse, täis sodinud, joonistanud. Täielikult hulikaanid, nagu mingi graffitit oleks täis tehtud. Aga pole hullu, ma värvin selle ära ja ma panen siia maha midagi, et siit vihma läbi ei sajaks. Ma ei tea, mis see veel on. See on tulevikumuusika, ma pean enne värvima. Tund aega hiljem ma olen ikka siin, aga ma olen päris palju suutnud siin ära värvida. Noh, niimoodi siit videost tundub ülivähe, aga ülihea on see, et need on akrüülvildikatega värvid, nii et ükskõik mitu kihti ma peale panen, see tuleb uuesti välja. Aga noh, nagu Märten ütles, siis tõesti pole meie asi, meie maja. Ei tea, mis see Märten seal teeb. Lähen korra alla. No, persse nüüd ma näen, et see üks on värvimata. Nii. No, see tõeline aednik veel nüüd. Nii, see on meie maitseaine. Oh my god, kas sa oma juukseid oled näinud? Ma ei taha näha, aga ma ausalt ei taha näha. Aga see on väga äge musi. Vaat see on mu unistus alati on, et sa tuled uksest välja, tim. Võtad muna, võtad maitseainet, lähed teeb praemuna. Omletti mehele. Sul ei ole meest, jah? Kell on 10 õhtul jälle. Päik hakkab loojuma, ilus on. Aga hoov on ikka siuke, nagu ta on. No ei saa valmis, no. Iga päev mõtlen, et täna saab kindlasti valmis, aga ei saa valmis see, mis vaja. Aga oi, milline idüll see on ikka olla siin hoovis, ehitada, teha. See on ikka nii mõnus tegelikult. Ja kell tiksub alati nii kiiresti õhtusse. Aga okei, selle asja siin saab valmis, siis on järgmised projektid, siis on vaja sitta hakata koristama. See nurk, siia ma tahaks võib-olla sauna tegelikult üks hetk ehitada. Aga enne kui sauna ehitame, peab kana asjad valmis ehitama, siis see tuleb kõik viia prügimäele, see on nagu räige. Seda jura kogu aeg tekib siia, siis siin on mingid kanamajad veel, mis Malju kogemata tellis mitu tükki, millest me enne ka rääkisime. Need tuleb veel kokku panna, batuut, mis tuleb maasse kaevata. Aga ma arvan, et ma tellin ikkagi mingi kopa tegelikult, siukse väikse avandi, millega saab hoovi puhtaks ajada ilusti. Siis on vaja veel tegelikult need elupuud madalamaks lõigata. Ja mingi vana komposti hunnik. Selle ma tahan ka väikse koplaaduriga siit ära vedada, viia kuskil teise nurka. Algselt mõtlesingi sinna sauna nurka selle vedada, aga eks näis. Ühe värvimise lõpetas, siis alustas järgmist. No olgem ausad, seda mängumaja ma ei ole veel lõpetanud, aga Marta palus, et ma ta juuksid ära värviks. Vabandust, ma ei taha oma tisse näidata. Keegi ei vaata seda tisse. Jah, nii näitab. Aga emme ütles tegema siukse nalja, et kui ma näitan oma tisse videosse, siis emme nagu ullala, kui ilusad tissid on. Ma ütlesin, et perverdid ütlevad, et sul on ilusad tissid, mitte mina. Marta, ära liiguta. See on nagu veri. Nagu veri, tõesti. Vaata, ära üldse liiguta, kui sul selja vastu läheb. Sa Sa tead, et ma ei ole parim ettemõtleja, aga mis ma oleks pidanud tegema õue viimada või? Tegelikult see üks variant. Ta oleks nagu nii tuppa tulnud lõpuks. Vannitoos oleks võinud ka seda teha. Ma ei taha oma ilusad vannituba ära sitata. Mitte, ma tahaks oma ilusad kööki ära sitata. Oleks teinud õues. Aga mulle ei meeldi oma ilma särgita ja pusata olla õues.
äge, igatahes see on ma olen ülilahe. täiesti paljalt olnud vihma käes. Vägev. Nagu näha, siis ma tegin lammast, salati, lapsed tahavad kalapulka ja Mari tahab kana. Nii et that's life. Ja ma värvisin Marta juukseid, siis ma lähen pesen nüüd ta pea ära. Ma ütlen, ma olen nii väsinud täna, sest et Märtel on veel õueski. On see maja elu ikka alles raske. Aga me otsustasime, et siin vlogis me ei näita teile meie terrassi edenemist ja me teeme eraldi terrassi vlogi, siis kui lõpuks see kunagi valmis saab. Aga noh, eks näis millal. Nii kauaks siis be cool ja näeme homme. Võib-olla homme saab terrass valmis. Okei. Näed, siit sa pead kõndima üles, tipp-topp ja lähed sisse. Kohe otsin, oota. Õhtune toimetus, kanapüük. Ops. Nii, tibusid on lihtne saada. Aga neid... Vana põrsad. Ops. No siis pane pusa! I am trying to help you. Miks me ei või lihtsalt rahuneda ja lõõgastuda? Pane pusa, kui see külm on! Okei. Jaa, see külm on, see pusa on parem! Kätte on kõige väledamad. Jube kiiresti jooksevad eest ära, jah? Endal pole käsigi. See ei valuta. Päev otsa värvis, siis ei valutanud, aga vaat nüüd. Tibud! Palun, ei tule välja. Kas sa saad väike? Kristina, palun. Kristina! Välja, siis ei jooksed enne. Nüüd ma teid raiska kätte saan. Nii, 1. Ja teine ka. 2. Nii, nüüd. Luugid kinni. Luugid kinni. Mis asja te siin teete nüüd? No ei ole lihtne see maanaise elu. Kuulge, mine sisse. Nii, võta veema. Nii, olen meil siin. Ja näe, võib kanadele süüa. Kanadele süüa. Nii, tibudele süüa. Märtel! Hea mõttel ka teha. Nii. Õhmale võtab. Nii, külvame natukene ka. Usse. Natukene usse siia teile. See on naamer mul. Natuke teile ka usse. Näita kaamera. Ja nüüd. See on naamer. Tere kaunist uue nädala algust, täna on esmaspäev, kell on 9:30 hommikul, ma viisin just Marta lasteaeda, Lende ja Mari Kardo juurde ja mina ise olen teel Mammu Couture'i, sest et neljapäeval on juba meelelahutusauhinnad ja mul ei ole endiselt kleiti. Ja kui ma käisin Mammu juures enne Alexelat, siis ma proovisin seal ühte kleiti, mis mulle täiega nii-öelda hingel jäi, ma mõtlesin, et kui kunagi tuleb mingi siuke üritus veel, et siis ma tahaks seda kanda ja nüüd ma proovin ja vaatan, siis on kleit olemas, siis on chill neljapäeval vastu minna. Võtsin Mammule kingituse ka kaasa. Poho Candle teeb siukseid küünlaid, sest vahepeal toob mulle neid ilusaid küünlaid. Ja need on nagu kinkimiseks ideaalsed. Ja
mõtlesin, et ma näitan teile hullult kleidivalikut, aga ma proovisin ainult ühte kleiti ja see oli perfecto. Ja ma veel ei näita, ma näitan neljapäeval. Täna ei ole väga hea ilm. Ma ei saa värvida. Jumal tänatud, jess. Ja ma lasen Märtenil kokku nüüd panna ühe selle kanamaja, roosa kanamaja, milles eile jutt oli. Et see on siin ja see tuleb siia tuppa. Sest et ma tegin suure sammu. Ma panin, vaata tibud olid enne selle riisivoodiga olid toas. Aga mine munni, vabandust väljenduse eest, kuidas nad haisevad. Ja siis ma mõtlesin, no nad on juba minu suured tibud, minge õue teistega koos. Aga ma kardan, et neil on külm ja ma pean nad tuppa tagasi tooma. Nii, vaadake, mis meil tuleb. Ideaalis oleks nii minu meelest, et kui sinna tuleb see basseini nurk ka on ju uuel terrassil, siis sinna tuleb samamoodi 2 päevitustooli võiks olla, lamamistoolid on ju. Vaata näiteks nagu Hindrekul on, Hindrekul. Meil on ka see laud, 2 seda ja siis võiks olla siuke vähemalt, et 4 inimest saaks söögilaua taga istuda ka. Tegelikult 6, aga sinna võiks tulla siuke kõrge laud siis. Ma mõtlengi, et sa saad nagu laua taga istuda. Ja. Hakkasid midagi otsima juba või? Ma hakkan juba otsima. Ta ei ole nagu üks ühele sama, aga vaata, ta on ka nagu need. Ja vaatan, kas siin on 6 kohta. Jah. Jah, ma siuke mulle meeldib ja ta ei ole nagu liiga madal ka. Ja siis siin on ka mõnus siuke terrassi vaip ja 2 lamamistooli. Jah. Sul on pangakaart juba ootab kõval maksmist. Ma valmis. Aga see on päris lahe ja see meeldib mulle. Mulle ka väga meeldib. Siis ongi päike paistab, sa saad hommikul minna sinna istuma, chillima, sest sinna ju päike paistab peale terve päev meil ilusti. Ja õhtul siis kolid sinna teise. Jah, just. See on äge. Aiatoolid, ma olen lamamistool ka vaja. Jah, sõbraga päevitada. No siin on mingid siuksed, need on küll suht basic, aga samas mida muud vaja nagu. Jah. Aga siukseid kumerusega ei ole neid, tead selle kaarega nagu niimoodi. Muidu ma ütlen selle peale jälle, I can do it this one. Ei, see on fine, ma arvan. See ongi ainult lamada või toas saame padja tuua ja aga vaata, kas seal siukseid pole, kus selle päikses hirmised ette panna. Tead nagu välismaal alati on? Ei ole siukseid. Pole või? See on mingi resortide teema. Nii. Meie üks terrassi nurgakese projekt hakkab tegelikult valmis saama. Aga eile tuli siis ju Maljul mõte, et kuule, aga ehitame terrassi veel suuremaks. Ma tahaks rohkem terrassi, ma tahaks, et päike paistaks kogu aeg peale, ma tahaks, et oleks mõnus. Ja sinna siis tuleb hoopis see mullivann. Esialgne plaan muutus, või no mitte mullivann, aga no ikkagi, see hakkab mullisema ka meil. Pluss vägev on, kui sa saad päevitada, seal sul on aiatoolid, eks ole, või need pikutustoolid ja siis on sul söögilaud ka. Selline hea kõrgusega, kus sa saad taga istuda. Materjal jõudis just hoovi. Mees küsis ka see, kes selle maha pani, et näha on, et perenaine on sind orjastanud, et vist hakkas meeldima see ehitamine. Ütles nii. Ütles jah. Ja otse loomulikult, kellele ei meeldiks siis ehitada, kellele ei meeldiks uhke hea terrass, siuke päikseküllases nurgakeses, et ilm võiks ainult paremaks minna. Praegu saab vihma, kassid pikutasid meil selle uue nurgakese peal, aga igatahes päike tuleb välja ja hakkame aga tööd tegema. Kuna õues saab vihma, siis tegelikult Malju muretseb meie väikeste tibude pärast. Ja siis ta ostis neid roosasid, selliseid majakesi ka ja me paneme ühe maja, tähendab, ma panen ühe maja ka nüüd kokku talle. Et siis tibud saavad toas ikkagi edasi olla. Eriti lahe on see, et need värvid, siin praegu natuke valgus paistab peale. Võtan selle kaasa, aga vaadake, kui hästi see sobib selle maaliga, mis meil siin seina peal on. Päris matchi ju. Nii et, kihvt. Inimesed olid väga mures selle üle, et kas siia vannida taimede peale tolm ei kogune. Green Forever saatis siukse sprei ja ütles, et kui sellega sein üle lasta, siis ei tule sinna mingit tolmu, nii et I will do it.
mis sa teed? püksitrebane. Mis sa susistad siin? Streitan, et see tolmu peale ei tuleks. Mitte, et mul oleks jumalat savi sellest tolmust, aga kõigil inimestel paistis nii suur mure ala, et mis siis saab, kui see tolm tuleb. Ja nüüd ei tule. Miks peaks tolm tulema siia üldse? Sest et tolm tuleb kohtadesse. Leidsin õuest jänese, tõin tuppa. Nad ei taha ennast üldse kuidagi nagu vabalt tunda. Tahab lihtsalt passida. Relax. Make yourself at home. See hirmutabki teda. Sinu tantsimine. Kui raske on pappi lõigata. Situ ja mul keti täis. Aga saan panna papi peale. Ja siis papi peale panen veel midagi. Need koeralapid või? Koeralapid, jah. Pluss meil on tegelikult neid graanuleid, vaata, mis soovitati. Äkki need alla panna, sest need pidid imema selle sisse nagu, et ärme panegi üldse seda heina. Või Heina ma ei pane anyway. Heina Jaa. ma ei pane siia anyway. Ma kardan, et see jänes saab sul südari. See on sellist tõugukala mahtab. Tee mul uks lahti küll. Ma ei taha kaladele seda peroplasti anda. Need lollid nokivad kõik sisse. Jube puhas majapidamine. Nii. Let's go. Nüüd. Ja nüüd, kus on koeralapid? Või oota, ma nägin ajalehti. Jaa, ma tõin ajalehed, jah. Saue vald, aitäh teile. Tõesti. Meil ei ole muidu ajalehti, aga Saue valda meil on. Saue valdu täpsemalt. On selle nimi. Kuulge, siit kanad tuppa tagasi. Tibud välja. Ei, mine tuppa. Ups. Ei, aga sina jää välja, see on õige. See on õige. Ai, sina oled ka vale. Sina ei tule tuppa, Piret. Ups. Nii sisse. Nii, Kristina, aga sina ka. Mis sa pahandad? Aga ei toksi mu varbeid. Tule välja, Kristina. Ai! Are you crazy? Nii. Ja nüüd, kui te saate, kas te järgneksite mulle? Tulge. Tibu. Tibu. Tulge, palun. Tibu. Nad ei tule. Kus sa põgeled enda arvesse? Mis sa kurat bosse endale ette kujutad? Noh, bosse, jätaks! Jätke rahu. Kurat siin toimub nüüd ausalt. Palun, bosse. Ei. Aga mis sa ronid siis välja? Näe, nüüd on ohtlik olla, jah. Sinu koht on siin, voh. Ei tule välja. No sa magasid show maha või? Jah. Said kätte nad lõpuks või? 2 tükki korrasti. Mis te karjute? Nii. Meil tuleb varsti külalised. Ma koristan selle jura siin kõik ära. Võiks natukenegi silmal ilusam vaadata. Ma lähen jänestele jänuseid viima, aga õuest, et Märt on meie esimest grilli. Tunnen end nagu ameeriklane terrassiga grillinud. Kus siis muidu grillitakse? Muidu või? Karjamaal nagu su ema. Jah, tõeline eestlane teeb seda ikka Karjamaal, aga väga tore. Ma vaatan, kas ma saan mõne
jänese kätte, ma olen siin jäänuseid ja Ustav Miila, kes arvab, et siin on midagi talle, aga ei ole. No tere, sõbrad! Kohe sulutakse kaamera näkku. Ma võtan, aga kui ma ära lõhun, siis ma tean, kus suurt tuli. Väga hea. Cheers! Mina just rääkinud, ma ei joo kunagi enam. Just vaatasin seda videot, kus sa palju kõlla peal olid. Ära meenuta. Tead, see oli vana mina, seda ei juhtu. Nii haige teres. Ma arvasin, et see pilt, mis sa saad, see oli ka tehtud. Ma arvasin, et see oli tehtud. Kas siin on ka siit alles? No ei ole, see on ainuke muutus, kus ei ole. Mul ei just muliseb. Et siis varsti on. Ja oskavad nagu kodu ehitada omale. Küll kiidavad. Küll kiidavad ja see mulle meeldib. Aga mis sul veel näida? Oi, no aga tulge edasi. Koledat ka ju ei ole. No meil ei ole siin dušiklaasi ja mulle meeldis, et enne see juhe rippus juba pool siia. Mõnus, vaata, käib duši all väike irgutab. Ma saan aru, et vabal ajal käib ka vannis. Oh no! Me vaatame. Ära ütle, mida me vaatame. Ära ütle midagi. Ütleme nii, et kõik teed viisid juba sinna enne. Ongi nii või? Oi! Tähendab, su laps on nii hea. See on see pidu. Tagasi, pane piit tagasi, pane piit tagasi, pane piit. Olen. Tervamurel! Populaarne, sotsiaalne. Otsi nüüd. Siin toas on, ma räägin. Külm. Soojem. Külmem. Muusirull. Ta on siin toas. See on väga lähedal. Külm, täitsa jääkülm. Soe, leige. Ta on nähtamatu. Ta tegi endal sellest küüntest, vaata selle kostüümid. Kui keegi pagib Te valete. Meil on suvalisest. Ta oli tehnoruumis. Ja, aga meil on... Kas olid terve aeg seal? Aga kass lihtsalt terve aeg, kui siin kõndisid, siis see väike bosse lihtsalt kraabis sind sina. Minu koht on. Mine siis maita. Oota. Ma tõstan. Mahud või? Oota. Ma ei saa seda. Ole taas. Ta tuleb. Oota. Mis siin tuleb? Kas te ei tea? Nende tuppa ei tohi tulla ilma koputamata. Oleks täna surnud Ma magasin täna kukk kasjus. Kuidas kommenteerite? Kikiriki. Tere hommikust. See vaatepilt on õudne.
kas teie teadsite, et keskmine Hiina nokupikkus on 5 sentimeetrit? Mina näiteks ei teadnud, aga see on see vestlus, mis meil täna hommikul oli. me arutasime miskipärast Märteniga voodis seda, et ma ütlesin, et naised, kellel on suured tissid, et neil on ebamugav olla, sest et tissid on suured ja rasked ja selg hakkab valutama, sest kaldud nagu ettepoole. Aga Märten arvas, et kui on nagu väga suur, siis on ka raske. Ma arvan. Mida sina sellest tead? Täpselt. Nii et kellel on suur... Nagu ikka siuke põlvini. Kirjutage kommentaaridesse. Et kas on raske? Kas alaselg hakkab valutama? Aga läksin alla korrusele. Ma läksin eile kell 11 magama. Ma ei jaksanud. Ma olen normaalne vana inimene. Ja siis seal oli siuke hullumaja. Ja hommikul lähen trepist alla. Kõik on ära koristatud. Kõik on ilus. Vaat sellised on õiged sõbrad, kes ei tule lihtsalt sööma, jooma ja laamendama. Vaid söövad, joovad, laamendavad ja siis koristavad ära. Täpselt. See on õige sõber. Mega. Aga tead, mul oli eile nii tore õhtu. Meil olid nii head sõbrad külas. Näita neile, Termo! Mängisime peitust, tantsisime, kossi jagasime. Jagasite või? Kurat, oota, ma mõtlen, Kellu tuli ja ütles, et Tal on head kossi, aga... Tal on hea koss, aga ma olen juba ära unustanud, mis see koss oli. Ma pole õrda Sa ei kuulnud, jah? Ma pean üle küsima. Ma ei tea, kuidas ma juba ära unustasin, aga vähemalt see pakkus mulle rõõmu korraks. Jah, not. Ja ütleme nii, et sõbrad on head. Sõber on hea, sõber sa tead, minema pead. Ühesõnaga... Ma magasin terve öö kukk. Ta oli mu peal nagu. Ta oli voodis. Ta oli voodis, ta oli kas käe peal või kuskil siin kaela peal. Ja siis kiitsin Märtenile, et saad aru, et ainult 3 korda oli sittunud, aga tegelikult oli terve padjatäis sittunud. Literal. Oli juustes kanasitt ja kukesitt täp saanud. Aga magas hommikuni. Kurbuudis on see, et peoga läks kaduma ainult 1 kodanik, aga ju ta kuskil hüppab ringi hoovis. Meie jänes. Jänes jäi lahti ja... Tead, ma ütlen, mina panin ta majja, aga ta saab kuidagi sealt aedikust välja ja üles me teda ei leidnud, nii et täna siis... Peab otsima, ootama koju teda. Ma ei tea, kas ta oskab koju tulla. Ei no, ega ta kaugele ei läinud. No, ma arvan küll, et ta ei läinud. Ei läinud. Ma olen nii pidi. Oleks pidanud kohe nii vlogi alustama. Tere, kallid eestlased. Nii. Okei, aga... Ühesõnaga, nii see vlog nüüd lõppes siin. Mina panen selle vlogi nüüd kokku, teie vaatate. Ja siis... Ja kõik. Homme on jälle päev. Mis me homme teeme? Ei saa kunagi teada. Terassi ja... Täna teen juba terassi. No aga homme ka ju. Täna teen terassi. Homme teen terassi. Ja homme teeme terassi.